Kallid kodueestlased, üllatus, üllatus, ka mina olen Eestist põgenenud omal ajal ja räägin teile oma loo väga lühidalt. Sündisin tegelikult Hiiumaal ja mind ühiti Maali Konnamaali ja sealt ka idee Madonna tuli mul, kui ma juba olin Itaalias ja sealt edasi Ameerikas. Mul on Itaalia ja Eesti juured ja olen tõesti olnud ikoon popmaastikul, väliselt kui siseselt ja eriti siin vanast peast on minu sensuaalsus, võib-olla ei ole enam silmani ilus vaadata, aga ma ei anna alla ikka spagaadid ja värgid ja hõõrumised. Vanaduses on kõige hullem asi pension. Ütleme, see käib töölisklassi kohta. Minul pension on hea. Kui oled elanud kaua, ka mina eksisin, ei ole vähe neid aastaid, siis ainuke järeldus on, et elada on jäänud vähe. Kui tööandja suhtub teesse sõbralikult ja hästi, siis ainuke järeldus on see, et sellise käitumise tekitab see, et ta ei maksa teile väga hästi. Jah, ma olen ilus, andekas, rikas, laulan hästi, üks hitt teise otsa, aga ikkagi ka rikkad kannatavad ja andekad. Ja ainuke järeldus, mis ma olen teinud elus, et ainus, milleks peaks valmis olema kõik meie, on see, et me peame valmis olema kõigeks. Kallid kodueestlased, midagi lihtsat ka minu suust. Kui sa tahad, et õhtusöök oleks väga maitsev ja pappi ei ole, siis õhtusöögi teeb väga maitsvaks, kui kõige lihtsam õhtusöögi on see, kui sa lõunat ei ole söönud. Popstaarina isegi mina, kes ma olen miljonite lemmik, olen aru saanud, et kõikide meelte järgi ei saa olla ikkagi, ei õnnestu. Tegin ka järelduse, et ma üldse ei ürita enam olla, mitte kellegi meele järgi, vot selline tõde. Veel lõike minu eluloo raamatust Madonna, kelle juured on Eestis. Kui on kuulutus, ma olen seda nippi ka kasutanud, oma endale tööle võtnud inimesi oma showdesse ja alati on kuulutuses olnud ka meil siis samasugune juhtkiri, et Madonna firma võtab inimese tööle. Just neid inimesi, kes mõtlevad, rahas ei ole ainult õnn ja maksan väga vähe, piisab minu nimest. Unustage distsipliin, elu on nautimiseks, nagu mina olen seda teinud. See, kes vara tõuseb, see tahab kogu päev magada, nii et maga nii kaua, kui tahad. Ja väike selline nali ka, natuke minu eluga seotud, et kuuldes minu 3 soovi, kuldkalaked eeskles surnut. Nii on ka minu meessõpradega olnud. Paljud on teeselnud nagu omas, kui nad kuulavad minu pretensioone ja soove kooselu suhtes. Olen teinud palju iluravi ja nägu on mul nagu väike nukukene, prink, aga ega seda vanust on ikkagi, seda ei saa varjata enam. Ja ütleme nii, et apteegis ei müüda aega, sest miks ei müüda? Võiks ju olla apteegis, sest aeg ei ravi haavu. Tea, mis Murphy seadus see on. Aga kui sa leiad unistuste mehe, siis tuleb välja, et ta on juba kellegi teise unistus, kes on täitunud. Kõik teavad, et kuulsad ja rikkad inimesed, neil ei ole lapsepõlve olnud hea, just lapsepõlve traumad aitavad meil ületada raskusi ja ikka püüelda kõrgusesse. Mina olen saavutanud elus kõik, mis ma isegi ei unistanud. Ja ka minu ema ka kunagi ütles mulle, et sinu lapsepõlv on nüüd läbi, sest sa oled nii raske, et ma ei jõua sind tõsta, me jättis mind paraadnasse purjus peaga magama edasi.